Tere taas Autonete proovisõitu vaatama. Viimane Audi A6 jõudis meie turule 2011. aastal. See tähendab seda, et nüüd ongi viimane aeg väikesteks uuendusteks ning täna vaatamegi, kuidas väikese värskenduskuuri läbi teinud A6 välja näeb ja kuidas ta sõita on. Viimasel ajal on autonduses saanud tavaks, et facelift ehk see värskenduskuur mudeli eluea keskel ei ole enam pelgalt lihtsalt mõne kosmeetilise detaili lisamine ninaossa, vaid kogu sellele asjale lähenetakse oluliselt komplekssemalt. See tähendab täiendusi ka mootorites, need muutuvad võimsamaks, ökonoomsemaks. Juhile lisandub kasutamiseks uut elektroonikat ning kogu sõidumugavus muudetakse paremaks. Kõikidest nendest nüanssidest on lähtutud ka A6 puhul. Välisdisainis näemegi muutunud ninaosa koos uue esivõre, tulede ja mootorikattega. Grill on muudetud madalamaks, aga laiemaks ja tuuakse kogu sellest metallosast ettepoole, mis on tegelikult hästi vahva lahendus, sest jääb niisugune mulje, et kõigepealt tuleb Audi ja siis ülejäänud auto. Päris lahe. Uued on ka küljelaiendid ning tagatuled. Pagasiruumi suurus varieerub 530 liitrist kuni 995-ni, olenevalt siis sellest, millises asendis on tagumiste istmete seljatoed. Vaatame siis üle kõigepealt mootori valiku. Bensiinimootoreid on 3. 1,8, 2 ja 3 liitrise töömahuga. Võimsused vastavalt 190, 252 ja 333 hobujõudu. Diisleid on 2, 2-liitrine ja 3-liitrine, kuid mõlemaid pakutakse päris mitmes erinevas konfiguratsioonis. Esimesed on siis olenevad seadmest 150 või nagu meie tänane auto 190 hobujõuline, teised kas 218, 272 või 326 hobujõudu. Uut on aga nii palju, et kui te lähete endale A6 ostma, siis vaadates valikusse, kui te näete jõuallika taga märget Ultra, siis need on need kõige ökonoomsemad masinad. Ka käigukaste pakutakse siia mitmeid erinevaid, on kas 6 manuaal või 7 või 8 S-Tronic automaat. Paljud Audi kriitikud peavad just välisdisaini väga igavaks ja ütlevad, et kõik Audid on ühesugused. Selles on omajagu tõtt. Audi tõepoolest ei ole läinud kaasa tänapäeva autonduses domineeriva sellise lainelise ja voolava trendiga. Teisest küljest on Audid jälle sellised stoiliselt rahulikud, väärikad, aristokraatsed ja mine sa tea, milline see üks õige premium-segmendi auto olema peab. Kui nüüd uuenenud A6-st veidikene üldisemalt veel rääkida, siis lisaks kõikidele nendele täiustustele, mida me juba puudutanud oleme, läbis auto ka kerge kaalulangetuskuuri, ta on kergem, see omakorda avaldub muidugi mootori kütusekulus, aga ka juhitavuses ja proovime siis sotti saada, kuidas uus A6 tee peal käitub. Kui A6 püsis juba enne väga hästi tee peal, ega siis uuenenud modifikatsioon halvemaks pole läinud. Otse vastupidi, see on lihtsalt hämmastav, kuidas üks auto nii hästi maa küljes kinni püsib. Kere on jäik ja selle kalded üsna minimaalsed ja kurvides lihtsalt ei saagi aru, kui kiiresti sa sõidad. Nii mõnigi teine auto hakkaks juba ammu libisema või kummi vilistama, aga A6 läbib kõik täiesti külma rahuga. Muidugi on A6 audilikult vaikne, kuid siin on võetud kasutusele veel üks väike nõks. Nimelt on tuuleklaas paksem ning müra väljaspoolt oluliselt vaiksem. Alles siia autosse istudes saad tegelikult aru, kuivõrd sa oled harjunud selle mürafooniga, mis ees tuleb. Siin seda pole või on oluliselt vaiksem ja seetõttu see sõidutunne on hoopis teissugune. Aga elektroonikat pakutakse siia küll igasugust alates adaptiivsest püsikiirushoidikust kuni pimenurga anduri ja sõidureast lahkumise hoiatuseni välja. Selline siis on uuenenud Audi A6. Pisut kallivõitu, aga mõistetakse ikka see sõitmine mugavaks teha küll. Meie näeme teiega järgmisel nädalal, seniks nägemist.